Nii, head konverentsist osavõtjad. Meie teine paus on läbi. Meie kohad on alles, kus keegi istub. Ja nüüd tuleb meil ühes vähem väikesed korralduslikud laused, aga neid selliseid suuri pause rohkem ei tule. On siis assessor Melderi sõna meile, teise kolleegi Anneli Niimi sõna ja siis me organiseerume paneeli ja tuleb kõige laiem diskussioon, mida me täna pidada saame. Ja palun, assessor Katrin Melder. Ka minu poolt teile kõigile ja esmalt ma tänan Kasmutit, et missiooni teema on sul südames olnud ja selline oled nagu kätt pulsi hoidnud ja need konverentsid ka selle teema fookuses, siis 3 tükki neid on, kolmas siis täna ja tõepoolest, et see missiooni teema siis on assessorina minu töövaldkond ja kui ma selle töövaldkonna endale sain, selle tööülesande, siis mul oli abiks ka missioonikomisjon ja missioonikomisjoni ülesanded olid ka kõik ennasti meil seatud, mille kohaselt siis esimene ülesanne oli siis missiooni strateegia koostamine ja selle teostamine. Ja nõnda siis sellest esimesest ülesandest me ka 2 aastat tagasi nagu liikvele läksime. Ehk siin on väga hea, need konverentsid on andnud sellised loonud meie võimaluse mõelda selle missiooni teema üle siis Uue Testamendi kontekstis ja sealt edasi siis ka praktiliselt meie kirikus. Ja et selles mõttes selle teemale mõtlemine, sellega tegelemine loob või annab ka selgust meile endale ja siis sellest tööst siis peaks ka välja kasvama abimaterjalid meie kogudustele. Ja ma sissejuhatuseks vast ütlen, et sellel esimesel konverentsil siis andsin ma ka ülevaate, hea siit vaadata mulle, et kus kohas me siis oma missioonistrateegiaga olime meie kirikus ja me lõpetasime seal, oli minul siin viimane slaid, et meil hakkasid tööle töörühmad nii-öelda, need olid teadlased, aktiiv ja noored ja siis esimene kokkusaamine toimub siis novembris ja toimus ka tegelikult 2020. Ja nõnda need töörühmad ka töötasid ja kokku sai päris palju materjali. Ja nüüd meie viimane koosolek oli 3. märtsil 2021 ja seal me saime siis anda ülesande Annelile siis materjal ka nii-öelda kokku koguda selles mõttes kompaktseks teha. Ja millega Anneli siis nüüd selle viimase aasta jooksul on ka kenasti tegelenud ja nii-öelda tööprotsessi tulemusena on see nüüd ka meil nii-öelda kodulehena või Annelil ka olemas, aga pean siinkohal siis ütlema, et see on veel töös olev protsess, nii et käimas olev, et me nüüd maikuus saame taas komisjoniga kokku, et siis vaadata see kokku kirjutatud lugu strateegia üle ja siis ka loodame saata ka kirikuvalitsusse ja sealt edasi juba saaks ka avalikumalt seda siis juba tutvustada
sellega tööd teha. Nii et aega on see võtnud ja võtab veel ja see ongi selles mõttes huvitav või kuidas Jumalal on, meie oleme osalised selles ajas, et Jumala missioon ja Jumala tegevus on alati meist kõrgemal, et siin on see strateegiliste dokumentidega üldse ka, et elu muutub väga kiiresti ja kõike seda, mida me tahame paberile panna või kuskile internetileheküljele panna, see järgmisel hetkel on juba aegunud või on vaja juba uusi lähenemisi, et selles mõttes on see pidev protsess ja töö. Võib-olla ütlen ka siin, et meie missioonikomisjonis siis töötasid kaasa Leevi Reinal, missioonikeskuse juhataja Toomas Nikola, kogudusõpetaja Kaido Soom, siis Tartu Ülikoolist õppejõuna Urmas Karileet, kogudusõpetaja ja kutsutud oli sinna juurde siis Liina Kilemit, siis Randar Tasmut, Anneli Niim ja Liina Sander ka siis siit pastoraalseminarist. Et nõnda me siis tööd tegime ja meie eesmärgiks oli siis arvestada nende dokumentidega, mida on kirikus juba selles vallas tehtud ja teisalt arvestada siis sotsioloogiliste uuringutega, millega siis Liina Kilemit meie tööd siis täiendas või täiustas. Nii, aga see on sissejuhatuseks minu poolt, et Anneli, kes on suure töö teinud kokkukirjutamisel ja siia juba ka nii-öelda oma mõtteid ja tööd veel ka juurde lisanud, et tema siis juba räägib siis täpsemalt, et ka mudelite osas oled sa juba siin siis täiendatud ja ettepanekuid siin teinud. Ma tänan ja siis annan sõna. Aitäh, Katrin. See on ka, ma jäin just mõttesse sinna, kui sa taas kordasid neid töörühmi, milles me oleme koos käinud ja just sellel raskel ajal erinevates rühmades, et see tuli nii tuttav meelde sellest, mida Ingmar rääkis nendest võrgustikest, kus nagu erineva annetega inimesed, sotsioloogia, eksegeetika, pastoraalseminar, mis on institutsionaalne side ja siis kogudusõpetaja Karileet ja veel geograafiliselt sellest mõttes huvitavast ja vajalikust kohast, et see kokkupanek on selline nagu need Pauluse anded, mis kellelgi on, need on väga erinevad ja kui neid kokku panna, siis tuleb nagu selline ihu, kes on elujõuline. Niimoodi, et ma loodan, et see kenasti edasi läheb, et sellest võrgustikust, millest juba ka Ingmar rääkis, oli väga hea kuulda ka sinult, aitäh. Me seda oleme tahtnud, et see saaks nagu elujõuliseks. Elu selles sees oleks. Elu sees oleks, jah. Et missioon ei lähe koroonateed mitte, vaid tõuseb üles. Nagu kotkas. Nii, palun, Anneli. Anneli, me tahaksime niimoodi, et rahulikult me enne 4, ma ütlesin isegi, et 4 võiks hakata paneel, aga me võime ka varem alustada, et täitsa on praegu aega. Siin on nähusid ainult mõned ära tuntavad, teised on kellegi käest luba ei ole küsitud, välja arvatud ka inimese käest, kelle pildid siin on, sest pildid on avalikult internetis kättesaadavad. Omalaste käest olen luba küsinud. Aga selline see Jumala riik on kirju ja inimestel on näod. Ja siin ma siis, mulle väga meeldivad sõnad ja mulle minu jaoks hästi tähtis, et me sõnu kasutame õigesti. Et missiooni strateegia on ELK täiesti olemas, on meil kehtivas arengukavas, missiooni töövaldkonnas arengu eesmärgid, see on ELK missiooni strateegia. Ja töö käigus me kõik teame, mis on, me kasutame sõnu strateegia ja taktika, aga taktika on see, mis tegusi me teeme, et eesmärkideni jõuda. ELK missiooni eesmärgid on kenasti olemas ja sellepärast olen ma siin, ma kasutan sõna mina, sest et ma olen tõesti nagu tunde, päevi, kuid öid mõtelnud ja kogu aeg analüüsin seda materjali ja väga huvitav asi, mis tekib, kui paned asja nagu
koduleheküljele teistmoodi elama kui pühimas dokumendis. Et ma olen õppinud tegema kodulehekülge ja näen, kui kerge on midagi kritiseerida, kui raske on midagi parandada, kui väikesest asjast muutub asja nagu arusaamine. Et mingi hetk vaatan, et toimib ja siis keegi teine vaatab ja küsib, mis sa sellega öelda tahad ja ma mõtlen, et kus viga on. Aga mõnes väikeses nüansis võib tekkida see, et meist ei saada aru. Et kui Ingmar siin ka rääkis, et mis ideoloogia eeldab seda, et kuulja saab aru, siis ka seda lehekülge vaadates peaks lugeja, vaataja, kuulaja saama aru. See lehekülg on mõeldud õpetajatele, meie kiriku õpetajatele, missionaridele, töötegijatele. See lehekülg see ei ole üldse suunatud üldsusele, see ei ole mõeldud arutlemiseks, et kas see lehekülg väljaspoolt, et kas see on nüüd ainuõige või kõige õigem. See on sündinud mõeldes, sündinud meie kirikus, meie inimeste sisendil ja meie inimestele. Ja siin tutvustavalt siis võibki öelda see esimene lehekülg, selle lehe aadress on olemas, ta on mission.elk.ee, aga ta on salasõna all praegu. Siia sisse ei saa, aga selle lehe teoloogiline alus, siin on näha, prologomeena, selle eestvõitja on olnud Ingmar, kes ühel koosolekul küsis, et kas ELK-l üldse missiooniteoloogia ka on, et mis asja te siin üldse teete, et missiooni eesmärgid on valesti seatud. Põhimõtteliselt nõus, aga siiamaani võib olla nõus, aga siiski meie kiriku kontekstis kõige tähtsam on inimesed. Et teoloogiliselt võib diskuteerida paljude asjade üle, aga meie kirikus ei ole inimesi. Ja kui kirik on Jumala missiooni funktsioon, ka hästi ilusad sõnad, mulle meeldib, kui Ingmar räägib, korralikud sõnad, tummised sõnad on, aga mis asi see nagu on, et Jumala missioon ja Jumala missiooni funktsioon, see on nii hea lause. Ja see tähendabki seda, et see kirik ongi see Jumala tegu siin maailmas. Ja kui see kirik ei tee seda, mida Jumal tahab teha, siis seda kirikut ei ole vaja. Kui inimesi kirikus ei ole, siis seda kirikut lihtsalt ei ole. Ja kusjuures need inimesed on siis selles mõttes juba tähtsad, et igal inimesel on oma tööleping Jumalaga. Ja see teine lause siin, mis mul on see käsk nagu sellises soovitavas kõneviisis, et püüdke aidata inimestel üles leida oma kohti Jumala tegi töö, siis see on soovitus siis lugejale, kes lugeja tuleb seal leheküljele, ütlen, et mis asja sa siin üldse tegema oled tulnud, tere tulemast meie kiriku missiooni taktika kodulehele. Kirik, miks see kirik on, Jumala missiooni funktsioon ja me peame silmas pidama, igal inimesel on oma tööleping Jumalaga ja nüüd õpetaja sina püüa siis aidata oma inimestel leida oma koht. Selle eeldusega me teame, me oleme teoloogidel õppinud seda, et Jumal annab ja on andnud annid inimestele koguduse üles ehitamiseks. Et need annid, kui meil on miski tegemata kirikus või keegi ei oska, või inimesi vähe, see tähendab seda, et see on meie tegemata töö. Meie peame oma enda, ma räägin meie vaimulikult, mida meie tuleb vaatama. Ja need inimesed on olemas. Toon siis juurde selle religioonisotsioloogilise dimensiooni. Meil on nüüd aastaid tehtud religioonisotsioloogilisi uurimisi, eks ole, usustelust, usuelust, lisaks Liina Hilemite oma tööd, lisaks Lea Torme tööd, veel paljude teadlaste tööd, kes ateismi uurija meil on. Atko Remmel, kes täitsa teise nurga alt vaatab, lisaks veel paljud tööd, eks ole, me teame tegelikult Eesti rahvast ja meie nende inimeste usust ja usuelust ja arusaamistest väga palju. Ja me tegelikult võime öelda, et umbes 70% Eesti rahvast kirik on täitsa okei, ei sega. Peaks segama, aga ei sega. Aga see on meie põllumaa. Kui palju rahvast meil kirikus on? 25 000 maksab liikme annetust. Kus need inimesed ülejäänud on? 170 000 on meil hingekirjas. Me ütleme neid numbreid, aga kus nad on? Kes teab? Et peab teadma ja sellepärast on meie missiooni strateegias number 1 punkt, et kogudused võtavad ühendus kõikide inimestega. Ja nüüd on see küsimus, kuidas me seda teeme.
mõtestame kõigepealt, eks ole, et inimesed on Jumala ja sellepärast juba koguduse kõige kallim aare ja põhivara. Ja kui me ütleme siin, eks ole, see ei ole minu meelevaldne järeldus siin, et kirik on kaotamas tähendust inimeste elus, vaid see on religiooni sotsioloogiline järeldus. See on lihtsalt järeldus, et inimesed mõtleme, tükk aega oli selle küsimus, et on arutelu selle üle, et me küsime, et miks inimesed kirikusse ei tule. Siis me kuulame seda vastust ja analüüsime palju fookusgruppe, vestlusgruppe erinevates kohtades, kus me käisime ka Erik Jõksiga peale seda Kuhu lähed Maarjamaa selle raamatu arutelude käigus. Mingi hetk hakkas tekkima küsimus, aga inimesed ei saa sellest küsimusest aru, mis te kirikusse ei tule. Me ju käime kirikus. Käisin jõuluajal jumalateenistust vaatamas, kontserdil käisin, lähen reisile, alati lähen kirikusse sisse, käin kirikus. Tähendus on täiesti muutunud. See, et inimesed on kogudus, et Jumal on nad kutsunud ja tahab neid kasutada, see on uudis inimestele. Ja siin soovitus siis sellest lähtudes, et otsige vaimulikele, otsige inimesed üles, saage oma vahel sõpradeks, juhendage soovijaid nende vaimuliku kasvu teekonnal. See tuli ka siit ilusti nendest ettekannetest, tuli praktiliselt need kõik punktid välja. Ja kaas on, või meie kirikus, ma räägin selles mõttes nii, nagu asi on, ma ei ilustama, eks ole. Meil on, kui me alati väga sageli kasutatav kas siis vabandus või siis ohetus, et pink on lühike, et meil pole võtta inimesi ja väga paljud inimesed, kes on suutlikud, teevad 10 asja. Ega nad ei tee, nad ei jõua ju ka seda. Aga vähemalt see ei tea. Aga selle lahendus ongi siis ka selle taktika, see põhifookus, eesmärk on siis inimestele, et tuua siis sisse täiesti uus tööprotsess sellesse missionaalsesse kogudusse, mis on andmebaaside korrastamine. Tundub nii lihtne, eks ole ju. Aga true story, andmebaasid on korrast ära. Andmebaas ei olegi kogudustel. Või kui on, siis need ei kasutata. Või on näiteks, kellelgi on kogujas, on olemas küll kasutaja, 80 kogudust kasutab 80 LK kogudust 169 siis Eestis kasutab kogujat. Aga selle kõrval on ikkagi mingisugused Excel-listid või käsitsi kirjutatud listid, eks ole, kust võetakse nende inimeste telefoninumber või emaili-aadress, kellelt parajasti midagi vaja on. Et meie eesmärk missioonitaktikaga on see, et inimeste kontaktid ei oleks mitte selleks, et küsida, tulge kirikule nüüd appi, vaid et õpetaja leiab üles näiteks Greta siin ja ütleb, et näed, saame tuttavaks, et kuidas sa elad, mis sa teed, et kus sa elad, mitte me ei korralda mingit küsitlust, vaid et me saame tuttavaks. Et mul on põhjust sind usaldada, sul on põhjust mind usaldada ja siis ma tean, et mina näiteks ei suuda minna Kopli 87A sinna majja, sest et ma ei ole seal lähedal, aga tema on. Ja ta käib seal ära, see on üks mõjutuskeskus ukrainlastele. Ta käib ära seal ja ta kasutab oma andi, oma aega ja teeb selle ära ja lisab selle väärtuse tervikprotsessi. Seda on meil vaja ja see on kopeeritav. Ehk siis tõeliselt hea taktika ongi see, et need teod, mida saab teha, mida saab kopeerida ja paljundada ja mis toovad ka tulemusi. Ja meile praegu, meie kontekstis kõige suurem meie kiriku võimalus on meie kõige suurem nõrkus, on kontakt inimestega, on inimeste omavahelised suhted ja on inimeste koos minemine nende vaimuliku kasvu teekonnal. Praegu on inimesed kirikusse tulles väga sageli vastuvõtja rollis. Seda peetakse ka meie kiriku tugevuseks, et saan tulla anonüümsena, saan olla postidega peidus, ei pea midagi tegema,
aga samas on see meie kiriku väga suur nõrkus. Sest et inimesed ei tea, nad ei teagi, et Jumal tahab neid kasutada. Asjad jäävad tegemata. Jumal ikkagi teeb oma asja lõpuni, et Jeesus tuleb tagasi ja me kõik pääseme ausse. Aga nagu siin Greta ütlesin, et kui sa selle võrgustiku ära lööd, et siis, mis sa ütlesid? No siis võib mõõga alla minna rahuliku südamega. Et tahaks teha nii palju tööd, et oleks põhjust mõõga alla minna. et nagu siin ühes ettekandes oli ka, et närtrite aeg ei ole läbi, eks ju, et meie töö ei ole lihtne. Koguduses inimestega suhtlemine ei ole lihtne. Lihtsam oleks Zoomi teel teha, kutsuda võib-olla kokku inimesi või isegi koguduses, et teha ilusaid üritusi, millel on väga hea produktsioon, aga see messi pool või see raske pool on inimestega päriselt suhelda. Ja nii nagu praegu on meile olukord kätte tulnud, kus Ukraina sõjapõgenikud vajavad meie abi, siis tegelikult täpselt samas olukorras on enamik Eesti rahvas. Ukraina põgenikud ka ei ütle hotellis, tulge hoidke minu hinge, ma tahaks. Ei, nad ei tule. Me peame minema sinna ja lihtsalt istuma ja ootama ja püüdma leida kontakte, püüda ära teenida inimeste usalduse ja olla siis olemas, kui on siis vaja. Ja jah, siis vastab tõele, et meil on väga hea kirik, Eesti Evangeelne Luterlik kirik, meil on rahva usaldus. Mina küsiksin lihtsalt, et miks, millega me oleme selle ära teeninud. See on Jumala arm, et me ei ole otsa saanud ja mina usun, et Jumalal on plaan selle meie kirikuga, sellega, et meil on see rahvakiriku minevik, et inimesed ikkagi nagu mõistavad veel, et kui on kirik, et siis on torniga maja, aga ma ütleksin, et seal see arusaamine ja see arm ka lõpeb praegu Eesti kiriku jaoks. Et kui mul on hea meel, et Randar ütles, et fookuses ei pea olema mitte klaaskuppel ja mis ütlesid, aga vaid mina ütleksin, et inimestesse tuleb panustada, mitte sellepärast, et inimesi mitte teenida nii, nagu me teenime Jumalat, not to worship, but to serve. Et selline lugu siis. Mida saab teha? Siin Prologomeena osas on kaasa töötanud, eestvedaja oli Ingmar Randar, Anne Burkhardt on ka selle Prologomeena osa kirjutanud ja läbi töötanud. Ma ei hakka seda siin ette lugema, siin väga palju ei näe, eks ole, aga näete, et on olemas, et siis teoloogiline alus. Nüüd fookus fookuses on see, et probleem, mida siis on vaja lahendada, ma tegin juba sissejuhatuse ära, ega siin väga keerulisemaks asi ei lähe. Sisu on lihtne. Mis meil takistab inimestega, mis takistab kirikust? Kui me oleme kirikus, mis meil takistab inimestega kontakti võtmist. Iseenesest on asi hoomatav, lahendus on keeruline. Sest et enamik kristitud eritatud inimestest ei taju kogudusse ja neil see puudub, see koht nagu puudub, et kui juudid ei pidanud Jumalast rääkima, siis see on meie olukord siin Eestis, et kui me hakkame nagu kirikust rääkima, siis on küsimus, et millest me räägime. Et see on, ma olen seda ka siin mõne koha peal on see välja tulnud, et see tegelikult on nagu sügavalt nii religioonises ka loogiline probleem. Et me võime rääkida, aga see ei jõua kohale, sest et suhet ei ole, ehk siis lahendus on suhe.
suhe inimestega ja suhe Jumalaga. Ja suhet Jumalaga ei saa kantslist õpetada. Seda peab kogema, tegema, kaasa tõmbama. Suhe inimeste vahel võtab aega ja see on elu. Ja siin fookuse osas olen ma kujundanud selle siis nii, et millele siis tähelepanu panna. Miks need niimoodi on tulnud, et noored inimene, teekond ja suhted, töögruppe sai siin mainitud, et meil olid noorte töögrupid ja mitu korda olid need töögrupid, väga palju eraldi vestlusi väga erinevate inimestega ja siia kirja ei saanud väga palju. Siin taga on hästi palju materjali, mida leheküljele pole mõtet panna, see on huvitav, kunagi kirjutan raamatu, aga siia pole sellel mõtet panna. See välja tuleb siiski see põhiline asi, mis tuleb igalt poolt välja, on meie kirikus harjumus kohelda inimesi. On Ülo Vooglaiu teooria siin, tegelikult tema oma pole, aga vähemalt ta räägib sellest igal juhul, et tulge, ma räägin teile. Ja see on paradigma, kuidas see on. Kusjuures kellegi ettekandest tuli, ma vist mõtlesin, et see on hierarhia, eks ole, et Jumal ka räägib niimoodi ja see ongi niimoodi. Jumal võib nii teha, aga isegi Jeesus tuli inimeseks. Aga meie kirikus praegu, mis on meil lahenduseks, on see, kui need inimesed hakkavad omavahel suhtlema. Et see loob koguduse ja see dimensioon on meil kogudustes puudu. Meil on terve LK peale 5000 aktiivset vabatahtlikku. Terve LK peale. Ja need on need inimesed, keda keegi tunneb või et kui vaja kelleltki midagi küsida, siis nad nende käest võiks näiteks küsida. Mõnes koguduses on rohkem, et Saku koguduses on kõik aktiivsed inimesed. Sest see on uus kogudus, see on niisugune boonus ja muuseas, et Harku Järvel on ka teistmoodi. Aga näiteks minu koguduses meil on 12 000 hinge, umbes 1000 maksab maksu. Meil on küll väga aktiivne kogudus, aga enamik, kes sisse tuleb, ka kaob. Ja see on lihtsalt, see on muster. Et noorte suhtes täpselt samamoodi, kui räägitakse noorte tööst, siis me ütleme, et noorte töö on mingid üritused noortele või et noored teevad või et mingisugune töö noorte suunas, ei ole. Noorte seast tuleb välja ja alles hiljuti oli taas järjekordne noortekonverents Rööp Rähkleja, kus jällegi tõdeti, et noori keegi ei kuule ja keegi ei aita ja keegi ei toeta ja mitte midagi uut sealt ka ei tulnud, aga tegelikult mis on noortel, mida noored oma vestlustes omavahel rääkides ja mida ma kuulsin, see tahavad ise teha. Nad tahavad teha vigu. Tahavad, et need lubataks teha vigu. Nad tahavad, et need toetatakse. Ehk siis tuleb lubada. See inimene, see valdkond siin, siia, need on nagu meie fookuses kirikus, millele oma tähelepanu panna, noortele, inimesele tähelepanu, teekonnale tähelepanu. Teekond on inimese vaimulik kasv. See ees me ei saa seda. Jah, aeg. Ei, küsimus sulle. Kas see noorte ütlus, et nemad ise tahaks teha ja ei kuulda, kas see kostis ainult sinuni või selles rööprähklejates see sai ka mingisuguse fooni, et sellest saaks midagi edasi teha? Selles mõttes, ega siis see ei anna sellised, päriselt see ei anna seda fooni. See peab olema süstemaatiline töö kogudusest algama. Et näiteks ka see lehekülg, see ei ole mõeldud, et hakkame nüüd arutama ja tõmbame selle laiali ja mõtleme, kas teha. See on nüüd, et kui kogudus tahab midagi teha, tahab noori aidata näiteks,
et siis siin on tegelikult juba vastused olemas, see ei ole minu arvamus. Ehk siis see on kõik, see ei muutu ajas, see, et noored ütlevad, et neid ei kuulda ja neid ei toetata, see on juba nüüd 10-20 aastat meie kirikus levinud selline hoiak ja praegu on levinud see, et noored lähevad minema. Nad lähevad kuskile, kus nad saavad teha, teevad omad kogudused. Et kas see konverents andis tulemusi, ma ei tea, ma loodan, et kui me nüüd ütleme kirikus suudame aru saada, et küsimus ei ole mitte dokumendi vormistamises, vaid tegelikult nende õpetajate toetamises, kes tahavad inimesi aidata, kes tahavad neid noori toetada, siis tegelikult meil on need vastused olemas, noored on ise need vastused meile andnud. Ja ütleme, inimese teekonnaga täpselt samamoodi, väike gruppi nendes töögruppides on lihtsalt välja korjanud ja esitanud nad sellisel kujul, et need on juba märgitavad siin, eks ole, mis asjad töötaksid inimestega, millest inimesed aru saavad. Te näete siin alfa-kursus võib tulla vastus, et oi, see on meie kirikule võõras. Aga inimesed, see 70%, nad saavad aru sellest. Mis vahet seal on, kui see meie jaoks on aru saanud, et kui ta nagu toimub, kui ta toimib. Teiselt poolt jällegi, et kui võtta siin näiteks kõnetund, ja ma panin selle siia kirja, et ka selleks, et arvestada näiteks sellega, et see sõna on tuntud, aga sisuga täitmata. Et siin ka, et seda nagu täpsustada, et kui inimene tuleb õpetajate kõnetundi, mida tal oodata on, et kas ta tuleb sinna nõustamisele või hingehoidu või ta tuleb sinna või on õpetajal mingi teraapiaoskus või mida ta sinna tegema tuleb, et tuleb täpsustada neid asju, sest et inimesed on harjunud mujal maailmas, muudes eluvaldkondades teadma, mida nad tulevad saama. Jällegi, need ei ole midagi, ei ole kohustuslikku siin. Aga need terminid, need asjad, need töötavad. Väikegrupid, jällegi tööviis, mis toimib. Ja need siin on juba sellised mudelid, ma ei ütleks isegi mudelid, need on komponendid, millest saab ehitada tööriistu. Ja mulle meeldib, mida ütles meie kantsler Andrus Mõttus, ükskord, kui me rääkisime sellest taktikast siin, meil oli pikka aega juttu tööriistakastist. Et teeme missiooni tööriistakasti, et siis inimesed siit võtavad ja valivad, võtavad selle mudeli, kasutavad seda, kasutavad seda. Ja ma hakkasin seda tegema ja mõtlesin, et see on täiesti võimatu. Ma võin nagu halliks ennast töötada ja inimesed ütlevad, et mulle see mudel ei meeldi. Aga kui sulle õigusega ütlevad, aga siis see Andruse ütlus oli geniaalne. Meister teeb ise endale tööriistad. Sellist saab meister siis, kui ta need tööriistad valmis teeb ja nende tööriistadega tööd hakkab tegema ja töö tuleb nagu välja, siis on meister. Ehk meie eesmärk on missionaarne kogudus, ehk siis kui õpetaja, kes siis koguduses otsustab, tahab, et sellest saaks selline missionaarne kogudus, siis siin on pakutud välja komponente, millega saab teha neid tööriistu, millega inimesteni jõuda ja tegelikult vastab tõele. Inimene on üks nendest komponentidest, noored on üks komponentidest, teekond ja suhted. Siin all on ka, teekonna all on näiteks ka selline asi, mis on Kristlik Rahvaülikool, mis on ka sündinud ühest nendest missioonikonverentsidest siit. See oli tegelikult juba enne seda konverentsi Jaan Lahega me rääkisime ja ta ütles, et ta tahaks seda teha. Ja ühe töögrupi käigus otsustasime, et teeme siis ära ja saigi loodud ja on olemas. See tuleb edasi arendada muidugi, aga ta on olemas. Ehk siin on mõeldud erinevatele inimestele, koguduses on väga erinevaid inimesi, mõnda vaimulik, kas üldse ei kõneta, ta tahab minna loengut kuulama. Aga teine tahab, et talle juba leerikoolis öeldaks, et kui te Jumala sõna kuulete, siis te hakkate vaimulikult kasvama, sest et sõna saab külvatud. Pääse sellest. Ja kui tema süda põleb, kui püha vaim kätte saab, siis kogub
kohus on see ema hoolitsema, et kui me lastena me teame, eks ole, et millal, mida, kuidas last aidata, õpetada, mis arenguetapid on, see on see inimese selle vaimuliku kasvu toetamine. Et kogudus, kes tahab olla missionaarne, peab selle peale mõtlema, et kuidas teha see struktuur ja kuidas need inimesed, kes tulevad praegu meil kümnete, sadade ja isegi tuhandete kaupa veel siiski LK-sse, eks ole, et kuidas toetada nende vaimuliku kasvu nii, et neil ei oleks lihtne ära minna kirikust. Mõtleb küll, vaatab kella. Ma võin väga kaua rääkida. Ma tean. Aitäh, aga sa oled ka paneelis ja selle tõttu need samad teemad mingisuguses teises kontekstis saavad jätkuda. Ja eks mul see üks küsimus tekkiski siin just selles osas, et kuivõrd ja mis kanalid kaudu me seda saame ka veel erinevatele õpetajatele tutvustada või neid kaasa haarata erinevate põlvkondade õpetajaid. Mõnikord on mõni vana õpetaja väga hea sellepärast, et juhul kui ta niisugune lahkes, ta lasebki noortel teha, sellepärast, et ta ise enam ei jõua. Et selles mõttes me mõtleme, et kui noor õpetaja on, siis ta nagu paneb koguduse elu käima. See on ka õige ühtepidi. Teisest küljest on üks hea vana õpetaja ka hea, kes laseb noortel teha ja ainult siis, kui asi kuidagi milleski osas vajab natuke nõgvendamist, siis ütleb armastusega. Nii, aga hästi. Kell on saanud just selle kella järgi enam-vähem, nagu me oleme mõelnud, et ka need, kes konverentsile on tulnud selle teadmisega, et suures joones konverents püsib nende ajakavade raames ja eks me paneme siis nüüd siia kes me täna oleme siin olnud fookuses, pluss siis veel ka kolleeg Aavo Üprus ja Liina Kiremit on siin, valib oma koha, kuidas on ja püüame siis selle paneeli ennast siia ette ära istutada. Et jätkame kohe sujuvalt siis selle päeva viimase punktiga ja ma arvan, et võtame siis siit, katsume ennast ikka leida siia, meid on 2, 4, 5, 6, kuskil selles ringis. No sa oled No nii, ma istun kuidagi siia, kas Katrin istub ja Ingmar ja... Mul kus vähemalt küljega teie poole. Nii, siin on veel, ja olemegi kõigile toolid. Nii kaugele ja... Ja kui seal üldosa tuleb, kas keegi sealt näeb vajadusel, et kui keegi veel kuskilt küsida tahab, et siis ta häält saab. Aga kui jälgid sa ise ka, et kas keegi seal teiselt poolt ekraani midagi sekkuda tahab? Seda ma olen lihtne jälgida. Kui nüüd saalist keegi küsib, et kas kostab, siis... Kõik jah, kui sa seda jälgid, siis jõuab ilmselt saali ka jälgida ikka. Ennast ei ole näha, aga hääl peaks olema kuulda. Mariann kinnitab kõike, mis on. Tere, mina olen Liina Kiremit, tervitused kõigile ka teiselt poolt ekraani kuulajatele. Ma vahepeal olen ka näha. Et aitäh siis kõigile esinejatele väga huvitavate ettekannete eest ja aitäh kõigile kuulajatele ja minu poolt ka tänu Randarile, et Randar on mind juba tõesti kas 9. või 10. korda kutsunud modereerima. Et see on olnud pikk teekond ja missioni teema on olnud nüüd, kui ma õigesti mäletan, siis viimasel 3 korral. Minul isiklikult on selle üle olnud väga hea meel, sellepärast et ma leian, et tegemist on ELK kontekstis ekstreemselt olulise teemaga. Et religiooni sotsioloogina ma ju näen, et kui tulevad järjekordsed elust usust, usu elust küsitluste tulemused või siis aasta lõpul ka järjekordse rahvaloenduse tulemused,
et see pilt, mis avaneb, ei ole ELK-le tegelikult kuigi rõõmustav, see tekitab alati sellist negatiivset elevust. Eriti nukker on see pilt olnud noorte hulgas ja see seletab ära, miks me kõik tegelikult oleme ikkagi mures ja alati on ka olnud ikkagi huvi meie selle konverentsi vastu. Ja tore ka, et see missioonitöö teema saab sidustatud ära siis vanade aegadega. Küsime selle järele, mis on selle teema juures püsiv, mis on see, mis ajas ei muutu ja mis on siis see, mis on kaasaegne ja milliseid väljakutseid tänapäeva probleemid meile esitavad. Aga nüüd tänaseid ettekandeid kuulates ma olin üllatunud, kui kaasaegselt ikkagi ja tänapäevaselt jällegi need Pauluse seisukohad näiteks mõjuvad. Et kas või see, et kuidas Pauluse ajal missioonitöö oli, siin kasutati selliseid termineid nagu situatiivne, võrgustunud, konteksti arvestav, sihtrühmadega arvestav ja sellel oli ka strateegia. Et me räägime tänapäeval, et missioonitöö peaks selline olema, see peaks üha enam selline olema ja nende aspektidega arvestama. Ja minu esimene küsimus teile võib-olla olekski siis selline, et mis siis vahepeal on juhtunud? Et kas ta vahepeal ei ole olnud situatiivne, võrgustunud ja konteksti arvestav või oleme meie ise kuidagi hakanud nendest asjadest teisiti rääkima ja neid teistmoodi mõistma? Et alustaksin võib-olla siis kõnelejatest, kes siin antiikajast rääkisid ja Trandarist kõigepealt. Ja aitäh. Kui nüüd vaadata neid kahte ettekannet, mis minul oli konkreetselt need jutustused, need liinid, mida jäädvustati Jeesuse elu ja tegevuse ja jüngrite kasvuga ja see, mis oli Ingmaril Paulusest, kes oli nagu selles olukorras, nagu on kõik Jeesuse järgne olukord, see on see suur ajapööre olnud, et evangeeliumid on vaade Jeesusele ja nüüd Paulus on selles olukorras, kus ta on kutsutud töötama seal, kus Jeesus kui õpetaja enam juures ei ole. Et see on väga eriline olukord ja sinu põhiline küsimus oli see, et mis siis vahepeal juhtunud on. Võib-olla ongi see, et Pauluse jaoks see ühtpidi Jumalapoolne kutsutus, millest ta tajus, et see on Iisraeli Jumal, kes teda on kutsunud ja samaaegselt ei ole seda institutsionaalsust, mis oli juutluses. Andis selle vabaduse, andis selle situatsiooni, milles see kutsutus ja tema enda loovus ja haridus said lõkkele puhuda. Ja mis hiljem juhtunud on, Kristus on vahepeal institutsionaliseerunud, mis ongi tekitanud selle võlts turvatunde, et me enam-vähem oleme kuidagi sellises struktuuris ja meil enam-vähem on õpetatud sellisel kombel pühapäeva hommikul teenistusi pidama ja kui see on 1500 aastat toiminud või rohkemgi, siis on sellel olnud oma pärssiv tähendus, selle tugevuse. Ütleme, ma ei räägi praegu nagu traditsioonist, milledel on ka väga tugevad mõjud, eriti laste kasvatamisele ja järgmisele põlvkonnale. Et kui me räägime nüüd laias, ma võtsin praegu pika perspektiivi, võib-olla 1500 aastat ja siis nagu võib-olla institutsioonil on ka oma pärssiv toime, aga samas institutsioonil on kasvatav toime. Ja kui me võtame lühikese perspektiivi, küsime, mis Eestis viimase 60 või 70 aasta jooksul on siis korraga, kui on pühapäevakool ikkagi ära kadunud, kui leerist on jäänud vähe järgi ja kui üldisest kultuurist Kinderstube ehk lastetuba on ka hajutatud. Ei ole nagu ka seda lastetuba, mis oli veel 30 aastatel, siis meil korraga on kolme erineva üldkultuurilise Kinderstube ja siis päris laste ja päris noorte, nende niisugune jätkuvus on kadunud. Siin on jälle institutsioonil tugevamine. Nii et nagu see institutsionaalsus on korraga kahetoimeline, kahefookuseline, tal on oma toetav struktuur ja tal on oma nagu pärssiv struktuur ja kui ta läheb tasakaalust välja, kui hakatakse väga nagu sellisele, et nii on olnud ja pole veel väga viga ja me kestlikult kahaneme ja veel saab hakkama, siis see on nagu selline nõrga inimese toetumine institutsioonile, mis enam ei kanna. Aga institutsioonil saab ka tugevusega toetuda. Ja kui institutsiooni tugevused, millest ka sina rääkisid, nagu meil on nagu selle rahvakiriku moment,
sakramenti, kui sellesse loovuselt suhtuda ja kui leida nagu need kangid, millega ka inimestes seda sama keelt puudutada, et see on nagu meie kirik ja meie ajalugu olnud ja kõik niimoodi, siis võib leida sealt just neid kange ja neid momente, millesse institutsionaalsus ka uuesti elavaks teha. Ma nüüd natukene teisiti vastasin, aga ma arvan, et nagu just see sama institutsionaalsuse miinuspool ja tugevuspool, see ongi nagu selle, ütleme, sellise dialektika ja paradoksaalsuse printsiip, mis kõikjal kehtib. Ja ütleme, nagu need konfessioonid, kes paradoksaalsusest nagu ühte äärde vajuvad, kaotavad sageli selle teise poole tugevuse ja ümber pöörduvad. Ja kõige raskem ongi, nii nagu sakramendi õpetus ka, et on korraga see mateeria ja on korraga sõna. No seda on nagu raske ja paradoksaalselt mõista, aga selles paradoksis nagu see peegeldubki. Inimesel on lihtsam minna just nagu ühe seletusmalli juurde. Ja selles mõttes institutsiooni kasutamine, institutsioonis elamine, institutsiooni elavaks tegemine, et sellel on oma väga tugevad jooned, sest läbi institutsiooni ja läbi sümbolite ja sümbolimaailma toimib see usuline haridus. Ja kui enam seda sümbolite maailma ka ei ole, olgu selleks kas või aasta pühade ring ja selle tähendus kõik, siis me väga palju kaotame. Aga kui meil ka veel ainult nagu see mõte on, et jõulude ajal sõidame saaniga ja teeme verivorsti, siis see komme, ta natukene aitab, aga ta ei aita meil selleks, mida Anneli ka rääkis, et inimene tunneks, et ta on kirikus vajalik, et temast oleneb ja ta on ihuliige. Et panin tähele sellist asja, kui tegin oma doktoritöö raames intervjuusid. Ingmar ka aitas mul. Panin tähele sellist asja, et noored kirikuga liitunud inimesed rääkisid, et peale seda, kui nad olid leeris käinud, neil tekkis ikkagi selline dissonants või selline küsimus, vastamata küsimus, et ma ikkagi tegelikult ei tea, mida minu jaoks ja minu elu jaoks tähendab nüüd see, et ma olen saanud kristlaseks, et mida see minu elustiilile tähendab, kuidas ma peaksin oma usku elama ja kuidas see usk saaks minu elus elavaks. Ja see dissonants tuli võib-olla sellest, et ühelt poolt see kristlik traditsioon on perekondades suurel määral katkenud, et need noored, kes tulevad mitte kristlikest perekondadest, nad tõesti ei tea, mida tähendab kristlik elulaad, kas või mingite kommete täitmine, suhe kirikuga ja nii edasi, aga samas tundub, et sellest ka kirikus pole nagu piisavalt räägitud. Et mida nüüd teha, Ingmar, et seda olukorda ületada? Mida me peaksime tegema? Kas kirik on midagi maha maganud? No, kui keegi teaks, see oleks geniaalne. Aitäh, Randal, sa tegid asju praegu selgeks. Ma jälgisin ja mul jäi nagu sai pilt selgeks. See on nagu kaalud ja tasakaalud. Aga mis on juhtunud apostel Pauluse ajast või apostlite ajast tänapäevani? Vahepeal on olnud tõesti 1500 aastat. Ka seda saab omavahel liigendada. Ja missioni strateegias on ka oma ajalugu. Ja seda on kirjutanud David Bosch. See raamat on raamatukogus olemas. Inglise keeles, vene keeles, saksa keeles. Eesti keeles veel ei ole. Ja David Bosch võtab Hans Küngilt üle need kiriku ajaloolised lääne kultuuri paradigmade muutused, ütleb. Me elame teatud paradigmades. Antiik, Bütsants, keskaeg, reformatsioon, uusaeg ja nüüd praegune aeg. Ja David Bosch ütleb, et igal ajast, need on tõesti õiged, olid paradigmad, olid ka erinevad missionimeetodid. Keskaja missionimeetod oli jõuga, võimuga, mõõgaga. Oligi nii. Niimoodi missioneeriti Eestimaa, niimoodi missioneeriti Siber, eks ole, õigeusukirik tegi seda. Norra ja kõik. Ja see oligi tolle aja missionimeetod. Ma tean, üks tänapäeva missioni teoloog ütleb, et vaata, küll on kahju, et tollel ajal ei kuulutatud evangeeliumi nagu baptistid seda teevad, vabalt, eks ole, vabakogudus, ei mingit survet, isiksuse, need inimõigused, nagu ei olnud tol ajal. Situatsioon ei saanud seda tookord nii teha. Nii et sellest peame aru saama ja saamegi aru ja igal ajastul on olnud midagi, aga mis on praegu,
ma näen küll, et Luteri kirik on hädas Eestis, võib-olla mujal ka, aga Eestis on ka. Et hindame seda olukorda statistilist, nagu ta on, ja siis tundub, et ei ole kumbagi. Nagu kõlab praegu ka, et meil ei ole enam kumbagi, ei ole nagu see institutsiooni tööta enam, eks ole, suhe riigiga on, aga ei ole ja käid kätt väristamas ja sa ei saa ka iga kord ja pead ennast kohandama. Ja samal ajal ei ole ka seda individuaalselt, see inimeselt inimesele, et pole harjutud, kusagil on ja kusagil ei ole, et nagu kahtepidi häda. Et kahtepidi nagu poolik või on käest ära läinud asi. Võiks me ka teistpidi vaadata, et Luteri kirik Eestis on tsentris, ta on konfessionaalselt tsentris. Ühele poole jäävadki need vabakogudused, kes töötavad ka ainult inimestega, ainult päästavad hingesid ja parandavad inimeste elu kvaliteedi individuaalselt. Teised, kes ainult tegelevad rituaaliga, liturgiaga, jumala pühadusega ja võiks võtta nii, et Luteri kirik omab seda kõike ja vaadake, kui rikas ta on. Ta ühendaks kõiki pooli, kui ta vaataks, et see on nagu vaatepunkti küsimus, kas ütleb, meil on kõik kehvasti või et meil on tohutu võimaluspotentsiaal. Aga nüüd see viimane, see kaasaja paradigma, millest Hans Küng rääkis ja siis David Bosch missiooni seisukohal. King ütleb, et postmodernne paradigma on karismaatilise kristluse paradigma. Nii valus, kui see ei ole kuulata. Ja ongi niimoodi. Kuu aega tagasi ma siis lugesin statistikat, et Ladina-Ameerika, Ladina-Ameerika on traditsiooniliselt katoliiklik maa. Nüüdseks on katoliiklus vähemuskirik sellel aastal. Ja kes on siis enamuskirik? Karismaatiline kirik. Muidugi suur osa katoliiklasi on karismaatikud ka, aga see mitteinstitutsionaalne või vähese institutsiooniga karismaatilised kogudused, nelipöökogudused on kasvanud kiiresti. Kui nüüd Eestis keegi tahaks asutada uut kogudust Lasnamäele, millist kogudus on lihtne rajada, mis iseenesest nagu tekib? Ikkagi sedasama karismaatilist kogudust. Need tulevad nagu seened praegu üles, ega nad suureks ei kasva. Ja võib-olla neil ei ole pikka eluiga, aga see on see paradigma praegu. Ikkagi urgitseks edasi nüüd selle noore kristlase kasvu teemaga. Et kui tal puudub perekonnas see traditsioon, kristlik traditsioon, et ikkagi kuidas siis ta peaks nagu usuliselt kasvama või mida selles osas nagu ette võtta, et see usk muutuks tema igapäevaelu osaks, mitte ainult osaks tema pühapäevast ja ta ei pudeneks nii kergelt kogudusest välja. Et Katrin Helena, äkki sina oskad midagi? Ja mu mõtted on nüüd siin kahelt poolt, mis kõlavad, kui ma võiksin sealt alusta kummast otsast. Jah, mõne sõna siin selle institutsiooni kohta ka öelda, et tõepoolest ja ma vaatan nagu praktikuna või kogudusõpetajana seda, kus ma siis nagu tööd ju teen, et nii-öelda selle kihelkonna keskuses, eks ju, strateegilises keskuses tegelikult ju, et meie kirikud tegelikult ju asetatud on ja see sümbolväärtusena, see püha koda, eks ju, see on meie tegelikult nagu, ma ei teagi, kes seda ütles, meie nähtav usutunnistus tegelikult üle Eestimaa, kui vaatame meie pühakodasid, eks ju. Ja praktilises elus läheb väga palju energiat selle pühakoja säilitamise peale, eks. See on puht praktika, sest meil on samasugune vastutus selle sama hoone või institutsiooni ees, see, mis meil on, see pärand. Ja samas on see ka väga oluline tunnus siin Eestimaa peal, eks ju, see hoon ise. Aga see, mis meil ka töö käigus on välja tulnud ja nendel erinevatel konverentsidel ka siis see, kui kirikuõpetaja on seal kirikus, siis missugune see sõnum on, et meie töö on suunatud kõik sissepoole. Suundume sissepoole. Et tulge appi, tulge teeme seda, aga see on nagu kogu aeg abi palumine, et tulge.
aga inimene väljapoolt muidugi saame aidata, eks ju, aga mis see mulle annab või kuidas ma edasi selles osa teen, et ka noortega tegelikult on see sama küsimus, et mis on siis minu osa, et noorel ei ole ka see suuri annetusi üle tuua, et selleks, et kuppelt kuulata või risti kuulata, eks ju. Et hoopis teised küsimused on ju noorel, ja kui ma mõtlen, ma töötan ju koolis ka ja kui ma mõtlen, et kuidas meie koolid ja õpetus või õpetamine üldse areneb ja edasi läheb, et seal ei ole aktiivne roll õpetajal, nii nagu kirikus, eks ju, seesama joonis, mis Anneli siin tegi, eks ju, et tulge ja ma õpetan teid, et me koolis ei õpeta lapsi, eks ju, et õpetaja on ikkagi see, kes suunab ja juhendab sinnapoole me liigume, eks ju. Et mõnes valdkonnas on õpilane nii-öelda juba targem õpetajast, eks ju, ja teab palju rohkem mõnest asjast. Et selles suhtes see pilt, selle pildiga peab arvestama ka koguduses. Et noor ei tule sinna, et kantslist ütlust kuulata. Ja see ei ole mitte sellepärast, et ta kuidagi ei tahaks, aga ta pole enam harjunud, sest see ei ole tema loomulik nagu keskkond, milles ta on kasvanud. Eks, et selles mõttes siin kirikus me peame sellega arvestama ja seesama, mida noorterühmast ka välja tuli selles samas töölõigus, et pigemini kuulata noori, seda, mis on nagu nende mõtted ja kui ma mõtlesin Pauluse peale siin ka, eks ju, Paulus pani kohe tööle nad, eks ju, me mõtleme, et tuleb ikkagi enne ära koolitada ja ikka vaadata, et hästi nagu oskaks seda teha tuleks, et võib-olla see usalduse moment tõesti noori ikkagi usaldada ja aidata ikkagi ka siis nii-öelda nagu karjana ikkagi sa oled seal või see vana õpetaja, nagu sa ütlesid, et sekkuda siis, kui nii läheb. Või kas me teeksime nii, et tegelikult tänapäeval me ikkagi peaks küsima seda, et mis te arvate, kui me teeksime nii, et ei saa ju ka ütelda otse. See ei kuulu ka tänase pedagoogigi, et me teeme nüüd nii. Et selles mõttes, et nüüd kui küsisid noorte kohta, siis joonistub see nii-öelda meie tänasest õppesüsteemist või peaks joonistuma see ka meie kogudust, me peaksime suutma arvestada selle. Ma ei mõelnud isegi mitte ea poolest noori, aga noori kristlasi. Ja isegi kui ta on 50-aastane, aga ta liitub kogudusega ja tal ikkagi ka 50-aastasel, eks ole ju tõenäoliselt vanemad kodus ei ole enam olnud kristlased, sellepärast et see oli juba see põlvkond, kes käis osaleeris. Nii. Et sellisel juhul tekib küsimus, et kas meid aitaks kuidagi mentorluse süsteem, et ma annan Annelile sõna, et mis sina sellest arvad? Jaa, et ma olen selle peale nagu väga põhjalikult mõelnud ja katsetanud mitmete selliste noorte kristlastega, ütleme noored siis, kes on just nagu äsja uuesti sündinud. Ja võimalus on see, et leeri juba sisse sättida see vaimuliku kasvu teema, et kui te üldse, et ristimine on uuesti et Jumal sünnitab meid uuesti pühavaimu kaudu ja nüüd hakkab see vaimulik, hakkab see teekond pihta, sest et väga sageli, mis praegu paistab välja, on see, et on leeripüha, siis on jutlus ja seal jutluses on siis eranditult, et nüüd te olete teekonna alguses. Küsimus, mis teekond, kuhu, mis asja, kellega ma siin olen, kuhu ma minema pean. Ja siis, aga et see peab olema meil koguduse, see noore inimese vaimu või noore kristlase vaimulik kasv hakkab kogudusest pihta. Ehk see kogudus peab kasvama. Ehk siis, ja koguduse juht karjana on õpetaja.
tema peab igatsema Jeesuse poole, ta peab igatsema neid inimesi, et need inimesed saaksid päästetud. Ta süda peab palutama ja ta peab kogu aeg otsima neid inimesi, kes on nagu valmis tulema, keda ta saab juhendada. Ta peab välja pakkuma selle, et ma olen valmis teid juhendama, ta ise ei jõua neid sadu ja tuhandeid, eks ole, kes talle kõik sinna kogudusse välja tulevad, siis ta peab andma käest ära seda vastutust, et eks ta peab endale siis jüngrid kasvatama, et olid ka üksed apostlid ja jüngrid samamoodi koguduses. Õpetajal peavad olema vaimulikud abilised, juhid, mida peab välja kasvatama, kes siis hakkavad siis kas mentorluse või coachingu või mis iganes stiilis, hingeujust vaimulike juhendamise stiilis süsteemselt pakuvadki seda vaimulikku juhendamist. Seda on vaja teha. Selle järgi on ka ootus. Avo käest ma küsiks siis võib-olla seda, et millised need koguduse töövormid võiks olla, läbi mille neid uusi tulijaid saaks kõige julgemalt ja paremini nagu kohe rakendada. Aitäh kõigepealt selle eest, ma tohtisin kuulata ja õppida. See oli asja parim osa. Et on nii, et ma pean olema 35 minuti pärast kohtumas ühe pagulasperega, mis tähendab, et ei saa ma ilmselt lõpuni siin olla. Aga see on ka näide sellest, kuidas kirik võiks funktsioneerida. Lisaks sellele, et ta nagu reflekteerib iseennast, oma olemust, oma tähendust, see on iseenesest mõistetav kasvamise protsessi. Üks osa peab ta panema selle, mis ta on, tegevusse. Ehk siis sinu olemus peab väljenduma sinu tegudes. Ja kui ta ei väljendu sinu tegudes, siis on siin dissonants. Ja dissonants on, seda võib ka skisofreeniaks nimetada, kui tahetakse kõvemaid sõnu. Teate, ma tegelikult tulin siia ütlema seda, et vene keeles on üks vanasõna, et missugune on kõige parem kala, olete kuulnud. Saame хорошее колбаса, самая хорошая рыба – это колбаса. Особенно копченая колбаса. Et parim kala on suitsuvast. Parim missioon on diakoon. See on, miks ma siia tulin. Kui ei ole meil teeniv kirik, siis reflekteerid palju soovid, aga sa oled ebavajalik. Kui kirik ei ole vajalik, siis ta ei täida oma ülesannet. Kirik on tulnud teenima. Mis tark sõna see oli sealt Jesaja raamatust? Tulete mulle see meelde, Ingmar, sina väljendasid seda, minu meelest ka Randar nimetas seda. Mina muidugi õpilasena kirjutasin üles selle sõna. Ja see kõlas siis ebed Jahve. Öelge mulle, kuidas see kreeka. Ta võiks olla diakonos, üks võimalus. Sulane teenija diakonos. Professor ütles minu eest ära selle kokkusaamise mõtte. Kannatav sulane, ülem diakon Jeesus on jätnud meile ülesande minna ja teenida inimesi endi ümber. Mismoodi? Küsi, mida sa tahad, ma sulle teen, nagu tema küsis, siis sa saad teada, mida tegelikult vajab. Võib-olla ta ei vaja jutlust, vaid vajab leiba. Seepärast, et Jumala armastus võib inkarneeruda lihas, nagu te teate, aga võib-olla tegelikult te teate ka, et ta saab muu seas ka leivaks, muu seas ta saab ka veiniks. Ja see tähendabki seda, et inimene vajab leiba, veini ja Jumala armastust talle arusaadavas vormis, talle arusaadavates keeltes, millest ka täna räägiti, et erinevatest keeltest, aga ma mõtlen ka erinevatest institutsionaalsetes keeltes, ehk ka erinevates erialakeeltes. Jumala armastus võib väljenda selles, et teenimisvormide kohta küsiti, et te rajate oma koguduse juurde köögiviljaaia koos kogukonna inimestega. Ja inimesed saavad tõepoolest seda teha, mis neile meeldib ja süüa seda, mis neil vaja. Ta võib väljenduda selles, et rajate sinna laste hoiu, kui piirkonnas on palju lapsi. Või kui seal piirkonnas on kool, siis te ei pea tingimata ütlema, kas ma tohin teile Jeesusest rääkida, vaid küsige, et kuidas teil läheb, et kas te tulete koroonaturniirile. Ja ma ei tea, kas Paulus jalgpalli mängis, aga kui mina saatsin Naatan Aameri Viljandi vanglasse kaplani kandidaadina tööle ja tema ütles, et ta ei oska, nagu Jesaja, eks ole, mitte teisedki. Ma ütlesin, oskad, sa tulid sõjaväes, sa mängid kitarri, sa mängid jalgpalli, oskad järelikult, mine. Läks, sai suurepäraselt hakkama, mis nüüd. Nii et teenimisvorme on mitmesugused ja me peaksime looma mudeleid, kuidas me neid täidame sisuga. Sisu on meil sama armastuse sisu ja millistes vormides on neid kusagil vaja.
siis ju ei muutu sajandites, kui me küsime, mis siis muutunud peale Paulust. Midagi. Tööd teha tuleb ja armastada tuleb, nagu ütles meie klassik, aga Paulus tegi ka tööd ja avaldus selle kaudu armastust kogudustele, kelle käest ta palka ei võtnud. Ja kelle käest ta korjas raha selleks, et aidata järgmisi ja ülejärgmisi. Ehk siis võrgustas, läkitas, ehitas ja kõik see on teenimise erinevad vormid. Ja ma tahtsin lisada seda, et see lähebki täpselt kokku ka sellega, et kui me inimesi tunneme ja kuulame, siis need tegevused ja need mudelid tulevad ise meile kätte. Et me ei pea alustama mingit töövormi koguduses, et mulle meeldib, ma alustan seda, vaid need töövormid tulevad nende andidega koos sinna kirikusse ja siis neid saabki teha. Hakkad ise algatama. Jah, hakkad ise algatama. Just tänapäeva nagu. Ma küsin nüüd vahepeal publikult selle räägitu kohta, et kas teil on küsimusi? Mingisuguseid ettepanekuid tahate vastu vaielda? Siin vastu vaielda küll ei taha, aga välja põhimõtted, mida võiks teha, on tulemused. Et niimoodi käid, et kõigepealt on suhe ja siis saad inimesest teada, mida ta vajab ja siis saad aidata vajaduse. Kaasates veel nagu sellesse, et ta nagu kui me siin võtame neid vorme, kuidas moodi inimene on ise olnud raskuses, ta on sellega toime tulnud ja pärast seda temast on saanud see, kes ise aitab teisi. Kui keegi nüüd Zoomis soovib küsida, siis palun andke käega märku. Publiku hulgast. Kui praegu ei ole, siis ma uuesti nüüd paluks Magnel seda küsimust koguduse kasvumudelite kohta täpsustada ja Ingmar soovis, et sellest saaksin paneeldiskussiooni osa, et räägime siis sellest küsimusest ka. Kõis natukene nii, et olen kuulavamaks siis nendele, kes on liitud. Kas küsimus või natuke lahti rääkida, mis sa mõtlesid, Ingmar, et natuke nagu sellest teemast? Ja, võtta see teema üles, on tähtis teema, aktuaalne, kuum teema. Meie tegelesime selle kolmaisuse kompassi teemaga siis, kui me tegime oma visiooni juba 7 aastat tagasi, sellist. Aga see põhimõte siis, mis lähtub sellest uurimistööst ja raamatust Kristjan Schwarzi poolt kirjutatud, siis on see selline peamõte, et kui meie eemaldame kasvu takistusi, siis kogudus kasvab. Et kui meie siis omalt poolt siis paneme need tingimused kasvamiseks paika, siis Jumal teeb see, mis üli jääb. Siis on see loomulik koguduse arendamine või kasvamine ja see on see kasv, mis kestab tema sõnal. Et siis on pikemas perspektiivis, pikema aja võib-olla stabiilne, võib-olla mitte selline järsk, aga siiski stabiilne kasv vähemalt kvaliteedis, ilmselt ka pikema ajaga numbrites. Ja siis ta kasutab need erinevad värvid, ta kirjeldab neid, on alati see oht, kui kategoriseerida, aga siiski minu jaoks on see põhjendatud ja annab mingi selgemat pilti, et ühelt poolt 3 liiki, siis need rohelised kogudused ja võib-olla see ei olnud see varem, et mõte on see, et siin peab olema tasakaal, kui kogudus tahab nagu pikemas perspektiivis kasvama. Aga võib juhtuda, et mingi kogudus on nagu ülekaal ühele või teisele poole, tavaliselt on. Aga rohelised kogudused, nende jaoks on tähtsad sotsiaalne õiglus, sallivad kogudused, hea tegevus, keskkonna kaitse, tähtis kunstkultuur, tihti liturgilised kogudused saavad muuta ühiskonda, et oleks parem koht elada, poliitiline huvi, teaduslik lähenemine, mõned sellised märksõnad
ja siis ta paneb alati, siis kui ta nagu need märksõnad siis esitanud, siis ta paneb ka mõne sellised ohud paika. Siis paneb on ta pannud siis ratsionalism, erinevad religioonide segu, piibli tõed võib saada siis suhteliseks. Mõnikord ei soovi või ei näe mõtet kutsuda uusi inimesi usule ja teaduslik lähenemine ja esteetika võivad saada peafookuseks. Sellised ohud, mis ta siis paneb paika. Siis on need punased kogudused nii-öelda, kus kui me mõtleme siin kolmaisuse peale, nüüd oleme siis Jeesus isiksus fookuses, et siis see isiklik suhe Jeesusega on fookuses usk, evangeeliumi kuulutamine uutele põlvkondadele, Jeesuse rist koguduse elu keskel, ohverdada ennast, piibel ja sõna. Piibel otsustab ja sõna otsustab, mis kogudus teeb. Suur kooslustunne, moraalfookus. Võib ka olla poliitiline huvitatud, aga mitte alati. Diakonaalne töö on eelkõige vahend viia inimesi Kristuse juurde. Aga ohud siis ta toob välja aktivismus ja et on raske kohandada, kui on vaja teha midagi teisel viisil. Et me teeme asju samamoodi, nagu me varem tegime või oleme varem ka seda niimoodi tõrkinud, et peame tegema. Ja räägitakse harva loojast, Jumala loomingust, keskkonna teemast ja pühast vaimust. Nüüd siis toen seda viimast värvi ka tutvustada, siis on need sinised kogudused, kus on fookuses see, et Jumalat saab kogeda ja Jumal saab muuta su elu oma vaimuga. Usk on ka seotud kogemustega, vaimulikud kogemused, see on midagi positiivselt. Ja usk on rohkem seotud südamega kui mõistuse või tegudega. Tunded on tähtsad ja ülistuslaulud saame väljendada oma tundeid ja on oodatud väga imesi tunnustähte ja Jumala armuande. Nende armuandedega arvestatakse. Sellised ohud, nagu et kõik küsimused võivad saada vaimulikeks küsimusteks, sisemised pildid, unenäod ja nii edasi võivad saada pühakirjast tähtsamaks. Ja võib ka olla nii, et näeb maailma sellisel viisil, et Jumala poolt loodud ei ole, see, mis Jumala poolt on loodud, ei ole eriti palju väärt, ei ole vaimulik ja ei ole palju väärt ja suhtleb tihti halvasti teadusega. Ja siis tema uurimistöö põhjal ta ütleb seda, et need kogudused, mis kasvavad üle pikema aja, need on need, kus need erinevad värvid on tasakaalus, kus siis see kogudus katab kõik need kolme osa, aga samas ei ole ülekaal ühegi. Ingmar tahtis seda kommenteerida. No, ma tahaks nüüd teada, kas sinu kogudus sai sellega hakkama? Olete ellu viinud see, kas see töötab? Ma ütleks nii palju, et see on vähemalt mina kui hingakarjan, ma kogu aeg mõtlen selle peale, kas me oleme siin. Ma arvan, et keegi seda ise vaadata, ma arvan, see on keerulisem. Ma arvan, et seda peaks keegi väljaspoolt tulema uurima nüüd, mis siin koguduses toimub, intueerida inimesi. Milline ülekaal siin on? Et see on minu eesmärk, et kogudus oleks siin tasakaalus. Aga kas ta on? Ma ei oska öelda. Ako Lillaoru doktoritööst, vähemalt millest ma praeguse seisuga tean, nii palju, kui ta on rääkinud sellest kasvava koguduse mudelist, mina tundsin kõige rohkem neid elemente ära selles rohelises. Et kogudus on väljapoole avatud, nad tegelevad nagu märkimisväärselt heategevusega, liituvad igasuguste ühiskondlike liikumistega, kus nad saavad panustada, on kogukonnas hästi aktiivsed ja nii edasi veel, et see on nagu suhteliselt väljapoole avatud kogudus. Oli see tema Eestis tehtud intervjuude ja analüüsi järeldus. Keegi soovib veel
seda kommenteerida. See pilt on nüüd huvitaval kombel kirjeldatud praegusel ajal uuringute tulemusena, mis tegelikult peegeldab seda, mis kasvab välja Pauluse kristoloogia ja eklesioloogia ühisest seosest. Võtame kas või kõik need ihuliikmed, ega ihu ei saa olla, et kui kõik oleks nägemine, kuhu jääb kuulmine, kui kõik oleks kuulmine, kuhu jääb maitsmine, jalad ja kõik see on tegelikult embrüonaalselt on nii-öelda nagu see mõtlemine, see tegutsemine, see aistmine, tajumine, see kõik on selles kristoloogias, mis on Paulusel eklesioloogia kese. Ei ole mõtet, ei ole olemas Pauluse jaoks kogudust. Eklesia oli jah, linnriigi rahva veetše oli ka eklesia, kus arutati asja või nagu mingi Mongoolia rahva huraal. See oli antiikse linna valitsemise organ oli eklesia, aga nüüd Paulus võttis selle termini ja pani Kristuse sinna keskele. Ja see Kristus annab sellele eesmärgi ja mõtte ja siis, kui ta on organism, mille pea on Kristus, mis läks pärast Kolossose ja Efesose kirjas, nagu see mudel töötati lõpuni välja, see tähendab seda, et tal on ainevahetus oma ümbruskonnaga. Tal on ainevahetus, ta näeb, ta kuuleb, mis mujalt on, tal on käed, mis ta teeb, aga kese on Kristus ja kui see fookus ära kaob, siis kaob ära nagu nende üksikute kalduvused, et mõni tahab, et ma olen ainult käsi. Ma olen ainult käsi, see on nagu kõige parem. Teine ütleb, et ma ainult nagu uurin vanu asju ja ma selles nagu olen teistest parem, aga so what, eks ole, sellel pole nagu palju tähendust. Kolmas ütleb, et ma olen esteet, küll on hea kuulata. Ja tegelikult kasvab see välja sellest, kui nagu väga tähelepanelikult analüüsida Pauluse kristoloogiat, mille ümber on eklesioloogia, sest ainult kristoloogia peab eklesioloogiat püsti. Ja religioonisotsioloogias ma olen ka tähele pannud, et just sellel sinisel tüübil oli nagu kõige rohkem selliseid ohumärke, et see usk muutub niivõrd ebaratsionaalseks ja niivõrd oma liikmete isikliku tunnetuse ja emotsiooni küsimuseks, et seda on raske väljapoole edastada. Et selleks, et usku kuulutada ja teda levitada, peab ta vähemalt mingilgi määral olema ratsionaalne ja ka nii-öelda õpetus peab olema kirja pandav. Ja kui see läheb nagu unenägude, ilmutuste ja profeteerimise tasandile ainult, siis ta muutub hästi raskelt vahendatavaks ja edasi õpetatavaks. Et sellist märkust olen tähele pannud. Jah, Anneli või Aavo. No ma ütlen siis, see 3 värvi, eks ole, need 3 sellist käitumislaadi või käitumisviisi, kuidas kogudus käitub. Ja see on väga hea, et on plussid, miinused, pluss on teadus, eks ole, ütleb alati see miinus. Nüüd, sa oled olnud ka suures koguduses, Norras, eks ole, suures koguduses. Suuremas. Ja on tuhanded. Eesti kontekstis suur. Ja ikka väga suur. Ja suures koguduses hakkavad nagu statistikad rohkem mängima. Väikses kogudus on nagu inimene, nagu me oleme ja kuidas pärast on, kellel on võimet see midagi teha. Suures on statistika. Ja vaat see statistika näitab, see on ka omaette sotsioloogiline fakt, et toimub kihistumine suures rahvarühmas, ka ühiskonnas, ka kogudus toimub kihistumine kõrg, keske, madal. Kõrg, keske, madal kirik. Ja need 3, mis sa siin praegu lugesid, minul nagu tuli paralleel. On kõrgkirik, kelle jaoks on tähtis õpetus, rituaal ja kes ka teevad seda väga hästi ja vaimustuses sellest. Ja siis on madalkirik, kes on karismaatiline, nagu vennaste koguse moodi, see osadus kõik toimib. Ja keskkirik on see lai, kes on usuliselt natukene, ei ole usuliselt aktiivne, usu mõttes, aga ta on ühiskondlikult aktiivne, sotsiaalselt aktiivne. Ja see on ka kõige suurem kirikus rahvast. Ja ta on ka võimekas raha kokku panema ja asju kordasid, diakooniast teevad asju. Nii, aga see kihistumine toimub ikkagi ja nende vahel on pinged. Aga need kõik peavad olemas olema. Üks ei saa ilma teiseta, see on ka tõde. Et pinged on, aga miski pärast selles pinges saab nagu kirik olla tervik.
ma tulen seda kommenteerida, siis ma usun siiski, et see on rikkus, et kogudused on erinevad. Aga samas, et kui mingi osa, ütleme kolmasus osa või siin Kristuse kulutus näiteks või ligimeste teenimine või siis püha vaimu ja koguduse armuannid, kui need jäetakse täitsa kõrvale, siis ma ei usu, et seal on väga eriti tulevik. Aga nüüd mina kui koguduse liige või isegi sina kui pastor ei saa olla kõike korraga. Natukene ja võime läbi rääkida ja võime mõista, aga igaühel on ikkagi oma see tugevus ja see on üks või teine, mitte kõik korraga kahjuks. See on tema point, et me saame arendada neid, et kui ta on ka läinud või tema meeskond läinud analyseerima koguduse teinud neid intervjuud, et siis on ka olnud eesmärk, et saab tugevdada neid osasid, mis on nõrged. Et kogudus saaks nagu sellest tugevamaks välja. Muidugi õige on see, et see on väga hea lähtekoht, et kasvamist aitab kõige paremini see, kui me kõrvaldame takistused. See nagu kodus, meid perekonnas laste kasvamisega. Sa võid neid kasvatada. Ma olen nüüd näinud, meil oli 5 last. Sa võid neid kasvatada, aga sellest ei jää mitte midagi. Ta kasvab ikka selliseks, nagu ta kasvab, sest Jumal on temast pannud, aga ma võin aidata tal sellega, et ma seda ei käi peale asjadega, mis tal ei sobi, eks ole ju. Saab kasvada. Hea lause, et kui see takistus eemaldada, see automaatselt toob loogiliselt kaasa selle, et takistus on ainult siis olemas, kui on mingi eesmärk. Kuhugi sa ei liigu, kui sul eesmärki ei ole, siis nagu takistust ka ei ole, siis sa lihtsalt oled. Järelikult see, kui on takistused kõrvaldada, see tähendab seda, et on olemas eesmärgid, kuhu liikuda ja see ongi liikuva panev jõud. Mingisugused raskused on alati head ja omal ajal oli 80ndate lõpus oli väga hea Kose kirikus see, et ei olnud kõiki asju, lihtsamaid asju ei olnud võimalik teha muidu ainult talgutööga. Ja siis sai leeriõpilasi võetud talgutöödele enne leeri, igal kevadel oli üks tööpäev, kus tuli kiriku aega riisuda, siis suur hulk kuuski sai istutatud, kui praegu sinna minna 10 ja 10 kuuski on pastorraadi ja kiriku ja selle ümber kõik, need on nüüd juba 15 meetri kõrgused, need on kõik omal ajal talgutööde ja leeriõppijatega nagu tehtud ja talgutööde päevaga oli 3-4 päeva või isegi nädal teinekord talgud, kus sai värvitud ja lubjatud, mis oli niisugused tööd, mida saab suure hulga inimestega teha. See on suur õnnistus, kui kogudusel linnas on väga raske. Ma isegi kujutan ette, et raske on selles mõttes olla raskem on linna kogudust kasvatada, seal ei ole seda tüüpi tööd anda. Aga siis seal, kui olid õhtul, olid laulud ja sai ühiselt teed joodud ja midagi vesteldud, siis see nagu täiesti loomulikul viisil rajas füüsilis spirituaalse osaduse. Ja siis olidki käed ja emotsioonid ja toimed ja muusikaanded ja need kõik olid nagu olemas ja nagu see pani tollel ajal nagu koguduse kasvama. Kasvasid nõndamoodi, ongi niimoodi, et sa vaatad ja lased kasvada. Tuli pühapäevakooli juhte, 17-18-aastased tüdrukud läksid pühapäevakooli tegema, olid diakoonia inimesed, kelledele siin soomlased andsid koolitust, käisid seal vanade kodudes ringi ja nagu mingil ajal see toimis 90ndate alguses. Ja küsimus on osalt olnud selles, et mismoodi elu ja muu ümbruse muutumisega leida teistsuguseid lahendusi, sest ega probleemid kadunud ei ole. Aga nähendab, et see, kui olustik muutub, aga probleemid iseenesest jäävad inimeste juures ju aastasada tuhandet, probleemid on praktiliselt ju samad. Ühed räägivad üksindusest, teised haigusest, kolmandad, ega seal ei ole midagi uut, tõrjutused ja vigasused ja vaesused ja kõik. Siin ei ole mitte midagi uut võrreldes Vana Testamendi aegadega. Küsimus on nagu rohkem selles, et mismoodi me suudame muutunud oludes haarata kaasa need inimesed seda sama ihu, panna seda ihu tööle ja mitte niimoodi tööle, et tee see asi ära, vaid see, et sa oled ise nagu involved, ise sellesse ka kaasa haaratud ja ei peagi väga palju alati tegema, see ei olegi võimalik nii-öelda, see kogudus ei ole nagu one man society, vaid ta on see, et sa annad teistele ruumi ja siis nagu tunnevad nad seda tuge või niisugust kasvamise tuge. Ja ma võin oma kombel öelda,
et oli aegu, kus ma väga vähe sain oma enda 2 lapsega nagu koos olla, sest kõik see teadus ja kirik ja kõik see võttis ära. Mingil hetkel nagu ma tajusin seda, et kui me suutsime koos olemise aegadel kaasa võtta neid kõikidesse elufaasidesse, siis selle tulemusel, nad on mõlemad üle 30 juba nüüd, ma tegin mingil hetkel järelduse, et ma kasvatan kõige paremini siis, kui ma ei kasvata. Ehk siis see, kus ollakse, nähakse, ollakse kaasatud ja siis nagu neid vilju näeb hiljem. Või ka ühe noore tüdrukuga, kes siis hakkas muusikat tegema ja orelit mängima ja nii edasi oli. Mingi aeg läks mööda, oli mingi sündmus, ma küsisin ta käest, mis laulu sa valiksid praeguses situatsioonis. Nagu tema kui natuke organist ja natuke koorijuht ka jälle, et mida sa valiksid. Ma nagu andsin talle valida selle ja siis, kui ta ütles, et ma olin praegu selle, mis nad ansambliga olid õppinud, et on õiged vaid teod. Siis ma mõtlesin, et huvitav, kuidas ta sellesse situatsiooni spontaanselt leidis õige laulu. Aga ma ei ütelnud talle seda ja see pani mind imestama. Nii et andke alati ruumi tegevuseks, andke ruumi eksimusteks ja olge loomulikud. Võib-olla, kui tohiks, siis ma jätkan. No muidugi. Et sellest konverentsi pealkirjast, et seda on küll väga hea, mina näiteks olen püüdnud seda, et ma annan ruumi ja kutsun ja kõik nõnda, et teen kõik võimalikuks, et inimene saaks õppida ja täiendada ja koguduses. Aga seesama pealkiri, et läheta mind. Kes meist läheks? Kes meid läheta mind, aga et tegelikult väga palju ikkagi me põrkume koguduse töös ka sellega, et inimene tunneb ka ennast nagu kuninga ette saadetuna, et ma olen sunnitud minema. Et selles mõttes see hirm nagu selle vastutuse eest ka võtta, et selles mõttes oli tore, nagu kui Aavo Eprus ütles, et sa saad hakkama küll, sa oskad jalgpalli ja kitarri, et mine. Et see julgustamine, et ikkagi mine ja tee. See tõelise suhte või see mitte tõelised, mitte mõni suhe, et alguses ei ole ta tõeline, ta ikka on, aga see võtab aega. See, et meil oleks kedagi läkitada ja kes oleks valmis ütlema. Just, jah, et see võtab aega ja see aja võtmine, see ongi see kõige suurem väärtus meil elus üldse, et me koosnemegi ajast. Et kui ma tahan nagu kiirkorras hästi paljudele korraga midagi õpetada, siis järelikult on see natukene odavam kui see, kui ma pühendan aega nagu ükshaaval inimestele, aga seal on ka vaja tarku valikuid teha, aga ka lihtsalt kommentaariks, või selles mõttes, et ma natuke mõtlesin selle, kui ma kuulasin Magnet. Kunagi oma bakalaureuse töö ma tegin, mul teema oli selline, et Jumala kuningriigi teoloogia ökumeniline potentsiaal Vineyardi koguduse näitel, selline lohisev pealkiri, Ingmel oli mul juhendaja ja asjad oli natuke sassis, aga põhimõtteline, et oli ikkagi seal see mõte, et kas Vineyardi kogudus on üks nelipühi sellise karismaatilise liikumise keskjoonega kirik, et ta ei ole ultrakarismaatiline, aga otsib ka sellist keskteed, ehk siis püüab olla see roheline, punane, sinine korraga, aga just aga karismaatilisel pool. Eestis see neil välja ei tule. Ameerikas mingisugusel ajal tuli, aga ikkagi, eks ta käib maha, et lihtsalt uued asjad, et nad käivad maha, kuna neil ei ole seda traditsiooni, kuigi nad püüavad seda raamat kohe, The Quest for Radical Middle, et nad on nagu niisugune joondumus, radikaalset keskteed otsitakse. Ei toimi, et aeg on faktor, et kõige sellised jätkusuutlikumad kirikud on need, mis meil siin on, eks ju, ortodoksi, katoliku, luterlik ka nüüd on ju, et kui me laseme enda sisse
meie mõttes kõrvalekaldeid, siis see hoiab meid elus. Ei ole vaja suruda uusi algatusi kindlasti vanadesse raamidesse, Jeesus ka hoiatas selle eest. Ja selles mõttes ongi, et kui me tahame, meie see mission on meie kontekst, eks ole, siin, ja et keda me saadame, kes meid läheks, meil on inimesi vaja. Ilmselgelt, kui meil on üks inimene, siis meil seda ühte inimest saamegi lägitada, kui meil oleks valida 10 hulgast, me saaksime juba valida, eks ole, et keda kuhu. Et selles mõttes see suur eesmärk, millele peame siis vaatama, ongi, et meil on inimesi vaja. See on asi, mida meil on vaja. Järelikult järgmine samm, mida me peame tegema, et inimesi saada. Minu jaoks on selles mõttes nagu suht pragmaatiline. Meie perepoeg on ortopeed ja ta mõnikord räägib oma tööst ja siis ta filosofeerib ka meditsiini teemal üldse, elu teemal ja ta ütles asja, mis fantastiline, ma mõtlen selle üle siiamaani. Ta ütles niimoodi, inimene elab nii kaua, kui ta toimetab. Ehk siis ta ütleb ka organid, ihuorganid on nii kaua elus, kui need on kasutuses. Ja kui ei kasuta, sureb ära. Kui südameni, kui südat enam vaja ei ole, siis ta rääkis ka vananemisest. Lihtsalt need organid lakkavad töötamas, kui neid ei ole vaja, kui neid ei kasutata. Et koguduselus on vist ka niimoodi. Need asjad, need vormid, mis on teil sellepärast olemas, et te neid kasutate, teoreetiliselt ei toimi, ka suhted. Me räägime suhetes, me räägime inimene inimesele koguduses, see on iga olemas, kui me seda suhet suudame hoida ja pidada, siis ta on ja siis ta elab ja töötab. Ma küsiks publikuga vahepeal veel küsimusi, et kas on tekkinud panelistidele küsimusi, ka Zoomis kuulajad võivad märku anda küsimusi. Kui ei ole, siis küsimust ei ole, aga ma tahtsin meie koguduse näitel tuua ühe väikese sellise kasvulava nagu välja ja see on just nimelt, kuidas meeste hommikupalve alustas. Et tegelikult oli samamoodi, et oli 3 meest, kes tundsid, et on tõsiselt hädas ja oleks vaja koos mine Jumala ette. Ja nad hakkasid palvetama ja siis sinna kõrvale hakkas lisanduma teisi ja teisi. Sellised vormid nagu ja siis samamoodi vaikselt hakkas tekkima naiste palvehommik ja siis sinna kõrvale veel teised eakate inimeste palvehommik või palveaeg. Et ongi, et on üldine jumalateenistus, aga et seal kõrval nagu just nimelt need palvetavad grupid. Need huvigrupid või selles mõttes, et see hoiab inimesi koos ja teiseks täidab ka inimeste vajadusi ja loob nagu need suhted seal koguduses. Noorte töös on tõesti see, et ongi niimoodi, et noored tahavad ja noored teevad. Ja siis mul lihtsalt oleks, saad sõna kohe esimesena, nii selline küsimus siis lõpetuseks kõigile, et mis oleks tänasest päevast selline kõige kandvam mõte, mida te tunnete, et võtate siit kaasa, et te tahaksite võib-olla edasi mõelda või äkki tuli mõni selline taipamise moment. Et Anneli, räägi, mis sul oli öelda ja siis, mis sa siit täna kaasa võtad. Kuidas su nimi on? Kaja on minu nimi. Nõmme. Nõmme Baptisti kogudus. Et võtan su sõnasabast kinni, eks ole, ja tegelikult võtakski selle, ma võin ükskõik mida siit kaasa võtta, need asjad, ma võtan kõik need kaasa, sest nad ongi mul siin, aga ma lihtsalt esitan teile selle küsimuse nagu edasi endale samamoodi, eks ole, et kui palju ruumi meie kogudustes on selliste palvehommikute, selliste palvetamiste jaoks, et mida selleks, et see mõte lihtsalt võtaks kaasa, annaks kaasa, jagaks laiali, et kuidas meie rahvas õpetada palvetama, et mitte ainult seda, et Jeesus õpetas meile, meie saab palve, aga kuidas inimesed läheksid üheskoos nagu palves Jumala ette. See on nagu selline, lihtsalt praegu võtan sellest kinni siit praegu, sest kõik jääb teooriaks, kui me räägime ainult nagu sellistest, et mida võiks või peaks,
et päriselt need inimesed, kes, mul on praegu nii palju neid inimesi silmade ees, kes on käinud läbi leerides, sest ma olen otsinud kontakti ja küsinud, eks ole, nende kogemust. Aga selleni, et spontaanselt, et inimene läheks Jumala ette ja palvetaks, need inimesed ei tule selle peale ja me kogudused ei toeta neid selles. No, tuleb siit kaasa üks kaheosaline küsimus ja küsimus ongi hea ka kaasa võtta. See on see, et mismoodi seda sama salvestust, mida me siin täna oleme Jumala armus saanud teha ja see kodulehekülg, mida sa tutvustasid ja mis on olemas ja mis saaks toimida, et kuidas neid edasi kasutada viljakalt. See on nagu põhiküsimus nende kahe asja suhtes tänasest päevast. Ja, et me tegeleme sellega edasi, et siis jah, meil on juba kuupäeva osas ka juba rääkisime. Ja nüüd on see salvestus ka veel olemas. Ja, et komisjonis rääkida ja siis sealt edasi ka juba, kuidas me edasi läheme sellega, aga loomulikult edasi minna tuleb ja. Aga mida ma siit kaasa võtan, jälle selle võimaluse nii-öelda seda teemat reflekteerida nii-öelda missiooni teemat, aga selle vaimuliku praktikaga, mis mul juba on oma koguduses, siis ma olen jõudnud sinnamaani, et see ma olen näinud juba erinevaid põlvkondi kirikus ja olen töötanud erinevate põlvkondadega. Et praegusel hetkel ma tunnen, et on aktuaalne koos kasvamine. Et ma ei ole nii öelda, tähendab, selle põlvkonnaga ma enam ei ole, kellega ma praegu töötan, ma ei ole enam see suur juht või, vaid me ikkagi koos kasvame. Ja selles mõttes selleks nagu võimalust anda või selleks võimalust luua, et koos kasvada ja siis see viimane mõte jäi mind kummitama, oli see, missugused on need takistused, siis see küsimus jäi minusse nagu nüüd kõlama, et missugused neid takistusi tuleks siis kõrvaldada. Et sellel koos kasvamise teele, sest Jumal on see ju, kes kasvatab. Ja seda ei tohi ka ära unustada. Jah, need mõtted. Ja jälle on palju asju saanud selgemaks ja see on hea, et me niimoodi praegu räägime. Teoloogilisel tasandil, väga praktilisel koguduse tasandil. Ma väga nautisin täna kõiki neid tasemeid ja igat mõtet ja tänu Aavole, kes alati sõidab sisse kusagilt niimoodi väga selgelt ja meelde jäävad. Aga mis mind ka hetkel, just praegu, mis kell on, praegusel hetkel väga rõõmustab meie oikumeeniline suutlikkus, sest siin ruumis me oleme eri kirikutest ja me räägime ühte asja ja me saame aru üksteisest. Sellest kõnest, mitte ainult sõnadest, vaid ka mõtetest. Ja mis on veel tore, meie taustaks on nagu praegu, on ikkagi Luteri kirik, siin istub, eks ole, meil Luteri kiriku valitsus. Ja me mõtleme, me eri konfessioonides mõtleme Luteri kiriku asju, et kuidas läheb parem, kuidas teha paremini, kuidas aidata kaasa. See on hea oikumeenilisus. Nii me oleme tugevad Eestis. Jah, maailma vastamis on tõesti. Ja mind ennast on jäänud ka natukene üks asi kummitama, et täna tuli mulle see mõte. See ei ole nüüd absoluutselt mõeldud kriitikana kellegi suhtes, aga natuke mul on jäänud selline tunne, et mõeldes endasugustele koguduse lihtliikmete peale, keda on tegelikult ju väga palju, ükskõik milline siis ei ole nende aktiivsus koguduses või üldse usuline aktiivsus. Et ega me ju tegelikult isegi ei ole ühes inforuumis. Et meil on ajaleht Eesti kirik, aga ajaleht Eesti kirik on keskendunud ikkagi, ta on vaimulikele ja töötegijatele. Ta ei ole tegelikult lihtliikmetele. Ja kirik ja teoloogia on teadlastele, kes on süvendatud, huvitatud. Aga kui me võtame nüüd täiesti sellise minusuguse lihtliikme ja oletame, et ta on tõesti võib-olla äsja või aasta tagasi leeritatud ja
ja tal on nii palju vastamata küsimusi, kas või omaenda elu kohta, et kuidas ma siis nüüd peaksin seda oma elu nüüd kristlikult elama ja mul on nii palju küsimusi, kuidas minuga toimuvaid asju, minu elusündmusi kristlikult mõtestada ja seletada. Mul ei ole nagu kuhugi pöörduda, mul ei ole seda kusagilt lugeda. Minna koguduse raamatukokku, võtta mõni raamat, ma ei oska seda ise teha, kui mul ei ole mentorit ega juhendajat. See nõuab jällegi sellist keskmisest nagu intellektuaalselt natuke nagu kõrgemat taset või suuremat huvi. Et selline, ja ma ei tea, kui paljud nüüd vaatavad ELK Facebooki kontot või ELK ametlikku lehekülge. Et midagi justkui on nagu meie vahelt puudu. Me ei ole ühes inforuumis üldse. Et see on see, mis minule nüüd täna tuleb siit kaasa ja edasi mõtlemiseks. Ja edasi uurimiseks ka, kui on võimalik uuringuid teha, siis ma teen seda ka. Et aitäh teile kõigile, kes vastu pidasid ja osalesid ja kuulasid ja küsisid ja aitäh panelistidele, et suur aplaus teile. Aitäh kõigile, kes kaasa aitasid mõtete, palvete ja tööga. Ja see, mida ma ise Eesti juures tajun koos kõikide nende muredega ja ka mis on ohtudega, ma tunnen, see on ikkagi väga paradiislik maa, kuhu meid on pandud ja see kutse Jumala ülesanne võib-olla on selleks, et aidake kaasa nii palju kui võimalik, et Eesti tõesti oleks paradiis teiste maade hulgas meile, kes me siin oleme ja neile, kes siia tulevad ja see oleks kuidagi, tal on niivõrd eriline aura nii mitmeski asjas ja aga ma annan lõpupalveks ja palun assessorit. Ja kolmainus Jumal, täname tänase päeva eest. Täname, et oleme tohtinud taas reflekteerida ja mõelda missionile, sinu missionile, mida sina teostad siin maailmas, milles sa ka meid kaasa haarad. Täname nende heade mõtete eest, mida oleme saanud kuulda ja mida oleme võinud ka ise väljendada. Aga üle kõige me palume ka sinu kätte meie Eestimaa kogudused, meie kiriku, meie koguduse liikmed. Ja palume, et sa oma vaimu läbi julgustaksid ja kasvataksid ja tugevdaksid meid igat ühte nõnda, et me oleksime valmis ütlema seda, et kui küsitakse, keda ma läkitan või kui sa küsid, keda ma läkitan, siis oleks neid vastuseid läkita mind ka rohkem. Et issand, sina oled see, kes meid kasvatab ja selle eest me ka sind täname ja see toob ka rõõmu ja rahu meie igapäevatöödesse ja tegemistesse. Hoia siis meid, issand, oma armus ja oma vaimuosaduses ja usaldame kõik sinu hoolde. Nii nagu Jeesus meid ise on õpetanud palvetama. Meie isa, kes sa oled taevas, ühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu meid kõiki kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Nii, ja. No tore oli ilus. Ja oli sellist head rahu.